Ainulaadne kingituste komplekt Ott Tänakult. Osale ja võida eksklusiivseid kingitusi. Kreeka MM-ralli teine täispikk võistluspäev on lõppenud ja jätkuvalt juhib rallit meie mees Ott Tänak. Ta edestab oma suuremat rivaali Sebastian Ogied 43,6 sekundiga. Kolmandal kohal on Tänaku tiimikaaslane Adrian Fourmaux, kes kaotab eestlasele juba 2 minutit ja 8 sekundit. Tänane päev oli Ott Tänaku valitsemispäev. 6 kiiruskatsest võitis ta 5, vaid ühel kiiruskatsel loovutas ta 0,1 sekundiga võidu siis Ogiele, kuid suures mängus midagi ei lugenud ja Tänaku edu kasvas iga kiiruskatsega. Tema konkurentidel nii hea päev ei olnud, eriti halb oli päev Toyotatele. Teisel ringil sõitis teelt välja Kalle Rompera, katkestas, Takamoto Katsuta katkestas samamoodi, et Hyundaidel iseenesest on seekord üle hulga aja paremus Toyota ees, neil on esikolmikus 2 kohta ja ainult siis Ogier on nende vahel. No õnne oli tegelikult ka Adrian Fourmaux'l, kes hommikuse ringi viimasel kiiruskatsel tegi autole liiga, kuid jõudis loperdava ratta kiuste siiski hooldusalasse ja sai auto korda ning sai jätkata ja nagu näha, on siis praegult 3. kohal. Aga vaatame nüüd, mida Ott Tänak tänasest päevast arvas. Ott Tänak laupäeva pärastlõunal võitsid kõik 3 kiiruskatset, venitasid vahe 43,6 sekundi peale. Tundub, et sul on lennurežiim taas sees. Ei, siin ei ole lennurežiimi, eks täna iseenesest on olnud positiivne päev. Et hommikust peale, ma arvan, rajapositsioon kindlasti aitas palju ja ütleme nii, siis tuttavam auto käitumine ka kindlasti aitas kaasa, et suures pildis ma arvan palju asju, mis olid täna meie kasuks. Võib ütelda, et kõik need 3 katset, mis nüüd õhtu sõitsid, suutsid seda sõidurütmi hoida ja säilitada, et said ikkagi hea tundega sõita? No, me sõitsime oma rütmiga, mis me täna terve päeva olime sõitnud ja ma arvan, et see oli ka mõistlik, et peale lõunal iseenesest kindlasti oli kohti, mis võib-olla ei olnud väga heas seisus, aga suuresti ma ütleks, et peale lõunal lahtisi kive ja kõiki üllatusi oli võib-olla isegi vähem, et olud olid tegelikult suht okeid. Oma sõiduga sa mugavustsoonist välja ei läinud täna? No, ma ei tea, kas see nüüd nii väga lihtne on, et loomulikult võidu peale sõitmine ei ole kunagi 100% riskivaba, et ma arvan, see käib ralliga kaasas ja eks me loomulikult üritasime mahtuda justkui mugavustsooni, aga ma võin öelda, et mugavat ei olnud siin midagi. Lõunapausi ajal eeldati, et võib-olla hakkab vihma sadama teise ringi ajal, et kui suured kõhklused, kahtlused sul olid ja just rehvi valiku osas seoses sellega? Jah, eks see lugu oli ja tegelikult ju vihma sadas ka ja päris palju. Et selle keskmise katse algus sai oma jagu, aga kuna see oli paar tundi enne katset, siis sellise temperatuuri jooksul ma arvan, see aihtub ja aihtuski päris kiiresti. Sul oli info olemas, et kuidas see pilv täpselt liigub? Ma arvan, näikese pilvi, selliseid thunderstormi kunagi ei tea ette, et need ühes kohas tekivad ja siis tulevad tühjaks ja kaovad ära, et eks Hannesel loomulikult oli väga raske seda ennustada, et ma arvan, lõpuks ta ennustaski kõike õigesti, aga ma arvan, et meie sisetunne oli ka õige, et see kuivab ära ja sealt midagi maha ei jää. Mis oli, see oli? Räägi homsest. Kui keerulised need katsed on? Esimene ja siis ka 3. katse olevat uus? Jah, üks katse on uus ja ma ei tea, üks selle ralli kõige pikimaid, et üldse homme on päris pikad ja keerulised katsed. Et lihtne kindlasti see olema, et tõsine tööpäev. Esimene on jah, üliaeglane ja väga pikk. Ja teine see Power State siis põhimõtteliselt 2 korda on Tarsani katse, mis alati on olnud väga karm, et jah, palju on kindlasti veel teha. No, mis taktikaga peaks minema, et kas pigem seda ralli võitu kindlustama või maksimumpunkte püüdma või kuidas sa ise endale seda homset päeva paika paned? Ma arvan, maksimumpunkte nagu eraldi üritama ei ole mõtet kindlasti minna, aga ma arvan, selleks, et seda ralli võitugi vormistada on kindlasti vaja omajagu teha, et see läbi kruisimisega seda ka ei juhtu.
ainulaadne kingituste komplekt Ott Tänakult. Osale ja võida eksklusiivseid kingitusi. WRC 2 arvestuses meie meestel taas väga hea päev ei olnud. Robert Virves, see autol purunes rehv taas, pidi seda vahetama, kaotus minuteid tuli juurde ning ta on praegult WRC 2 arvestuses 8. kohal, kaotust üle 7,5 minuti Oliver Solbergile, kes seda klassi juhib. Georg Linnamäel läks veel halvemini, tal autol purunes radiaator ja pidi päeva üldse katkestama. Vaatame nüüd, mida Robert Virves tänasest päevast rääkis. Robert Virves, Kreeka ralli teine päev, kulges samas rütmis, et jälle rehv ja võttis jälle aega see vahetamine vist. Just, et kohe hommikul vara seekord täitsa arusaamatu koha pealt, aga sellised need olud on. No mis sa ütlesid tänasest päevast tervikuna, jättes see rehvi asi nüüd kõrvale, kuidas sa seda enda sõitu hindad ja üldse kogu seda päeva? No eks natuke on raske, kui mitte millegi peale sõidad, aga suures plaanis jällegi ma julgen öelda, et oli pigem positiivne päev, et üldplaanis ma arvan, tempo on viisakas, mingid sektsioonid, mis on väga aeglased, et seal on selgelt tegemist veel, et seal ma ei saa nagu kuidagi ennast koos autoga toimima ja niisugune nii-öelda kulgemine ja omale üritame midagi kasulikku leida. Mida homsest päevast oodata või mis eesmärgid endale viimase päeva kohta ülipikk päev, 99 kilomeetrit kiiruskatse? Just, et päris palju on iseenesest minna veel. Et esimene katse on täitsa uus, päris keeruline katsega, väga tehniline, aeglane ja päris pikk, et see on kindlasti midagi huvitavat, aga suures plaanis täpselt nii nagu siiani, et muud meil praegu teha ei ole. Okei, edu! Aitäh! Pühapäeval sõidetakse Kreeka rallil väga pikk viimane päev, see on üks viimaste aegade pikimaid pühapäevi, 99,1 kiiruskatse kilomeetrit, 4 katset küll, kuid kõik nad on pikad, üks katse neist on siis täiesti uus, mida 2 korral läbitakse ja üks vana legendaarne kiiruskatse ka, mis sõitjatele on alati olnud raske ja keeruline. Samas on selge, mida tänane päev näitas, et puhta sõiduga sellel rallil tundub, et keegi Tänakule ikkagi vastu ei saa, aga päevad on erinevad, kiiruskatsed on erinevad, kuidas autoseadistus sobib, seda kõik näitab siis pühapäevane päev. Täismäng on tänu Fiatbeti toele jätkuvalt kohal. Jälgige meie teisi kanaleid, mitte ainult YouTube'i, meil on TikTok, Instagram, Facebook, toome teile siis killukesi ka raja kõrvalt, näiteks täna TikTokis väga tore video, minu enda tehtud, sellest, kuidas autode rehve kontrollitakse kiiruskatsete vahel ja katsume ka muid põnevaid detaile teieni tuua, nii et jälgige kõiki meie kanaleid ja loodame siis, et kui Kreeka ralli on lõppenud, astuvad Ott Tänak ja Martin Järveoja poodiumi kõige kõrgemale astmele.